me natuke enne, või noh, me otseselt ei puudutanud tegelikult meie järgmist teema, milleks on läbipõlemine. Aga kaudselt tegelikult sai sellest natukene ka räägitud. Ja mõne mõttes iga kord, kui keegi räägib sellest, kui tegus ta on ja kuivõrd kihvt ettevõtja või usin palgatööline ta on või mitme rindel taga paugutab, eks ole, siis varem või hiljem tundub, et inimesed kogevad, ma ei tea, kas alati läbipõlemist, aga võib-olla selle nagu äärealadel ka mingisuguseid muid sümptomeid ja kogemusi. Ma ise arvan, et ka siin 1,5 kuud tagasi kogesin midagi sellist, mingisugust lähedal olevat läbipõlemist või mingit depressiivsuse mingit tulemist või kuidagi sihuke hästi apaatne aeg oli ja pidi ennast täiesti ettevõttest nagu eemaldama jõuga, ütlema, et ma nüüd kaon ära ja vähemalt 3-4 nädalat mitte midagi ma ei tee lihtsalt, et sorry, aga ma lihtsalt ei suuda, ma olin mega närviline ja ma nägin, ma muutusin nagu ka ärevaks ja vastasin niimoodi, et ma tegelikult ei viitsinud enam kuulata neid, vastasin hästi agressiivselt, hästi napisõnaliselt, mu kodus nagu üldse huvi üldse koos viibida. Et ma arvan, et paljud on kogenud seda ja noh, sinul ka jällegi tekib see küsimus, tulles tagasi saate alguse juurde, millest me rääkisime ka. Et kogu selle elutempo ja sagimise juures, kuidas sina seda läbipõlemist kogesid või üldse, kas sa kogesid sellisel viisil seda? Ja ma nimetan seda jah läbipõlemiseks, kui see oli 7 aastat tagasi, 8 aastat tagasi. Kui ma olin 10 kuud järjest teinud öötööd või selles mõttes, et valinudki selle vaikse aja oma Une arvelt. ja une arvelt siis jah, töötamiseks. Ja see oligi see aeg, kui ma tegin Hingele pai ajakirja ja see oli see esimene aasta, nagu kõige esimene aasta, kõigi ettevõtluste esimene aasta on natuke nagu lapsega esimene aasta, et ta vajab nagu kõige rohkem alguses ja teda tuleb poputada ja teda tuleb suunata ja teda siis tulevad eksimused ka ja tuleb teistmoodi teha ja topelt teha ja veel kord topelt teha. Et teine aasta on minu meelest alati lihtsam, 3. aasta on veel lihtsam. Aga ja siis oli see esimene aasta ja kuigi meid oli 2 koos Marju Randmer-Nellisega, noh, kandsime seal väga erinevaid rolle 2 peale ära ja kõik tuligi hästi välja, aga jah, see öötöö oli see viga ja noh, kuigi ma isegi mäletan joogatundides rääkisin, et noh, kui teed, mida armastad, siis ikka niimoodi tuleb energiat ka sellest ja tegelikult tuligi. Aga noh, millalgi hakkas see väsimus ka tulema ja see teadmine ju ka, mis ma ennegi ütlesin, uni on ju kõige tähtsam ja tervise alustala ja ma lihtsalt ei leidnud nagu muud väljapääsu. Ma ei tea, kas ma ei osanud arvutada ka, et mu laps käis 2 päeva nädalas lastehoius, et noh, et oleks nagu 5 peale või 4 peale suurendanud või nii oleks mul kohe rohkem aega olnud. Aga mul olid mingid teised uskumused, et laps peaks hästi palju olema emaga või oma perega koos ja ma hoidsin nendest nagu hästi kinni. Ma arvan tagantjärele, et mind oleks teeninud tegelikult, see ei oleks midagi lapsele teinud, kui ta oleks 4 päeva käinud lastehoius ja 3 päeva minuga olnud või siis võib-olla mõni nädal siis 3 päeva lastehoius ja 4 päeva minuga. Aga jah, selline uskumus oli ja siis ja see tuleb alati millegi arvelt selles mõttes, kas noh, kui sa tahad nagu väikest last ja ettevõtlust teha, siis see tuleb kas lapse arvelt, enda arvelt või paarisuhte arvelt. Et paarisuhet mul ei olnud, lapse arvelt ma täiesti kindlalt ei tahtnud ja siis see tuleb enda arvelt. Ja ikka vahel küsitakse, et mul on nüüd beebi ja nüüd ma tahaks seda, mul tuli uus idee, äriidee, et kas ma, Merit, anna mulle nõu, kuidas ma seda ettevõtlust võiks teha, siis ma natuke olen kuidas sulle nüüd öelda, selles mõttes, kui sa nagu muud moodi ei saa, siis tee seda praegu, kui sa saad, siis noh, lükka natuke edasi või nagu noh, tee neid ettevalmistavaid asju või tee noh, endale see tempo hästi okeiks, et kui tõesti ise jääd haigeks või laps jääb haigeks, et siis on ka okei, et sa jõuad oma need kokkulepped täidetud ja endale võetud kohustused tehtud ikkagi, et sellest ei tuleks mingit lisa suurt koormust, aga noh, see on lihtsalt läbi minu valupunkti, et see ei pruugi üldse olla tegelikult selle inimese tee, aga ma igaks juhuks hoiatan, et see oleks talle niimoodi, nagu mulle oli see põrandakütte mõte, et noh, et kaalu lihtsalt, võib-olla see on hea mõte, võib-olla ei ole sinu jaoks, aga võib-olla on. Ja siis kõik nagu oligi okei, aga ma tegin siis lisaks ajakirjale ka festivali ja kui
ja festival oli võib-olla juba mingit 6. korda või nii ja ma tundsingi, et jess, et festival on laupäeval ja pühapäeval ja näed, ma olen kolmapäevaks kõik valmis teinud nagu noh, ma juba tean, mis rütm on ja millal tuleb mingi pressiteade saata ja millal tuleb noh, esinejatele veel viimane teade saata ja mis on kõik need lõputegevused ja sain need kolmapäevaks tehtud ja mõtlesin, et mõnus, et homme tuleb see peaesineja, siis ma saan temaga aega veeta, restorani minna. See oli minu jaoks üks selline boonus ka, et selliste väga autoriteetsete inimestega nii nagu lähedane kohtumine, et silmast silma vestlused ja minu enda küsimustele päris vastused otseallikast ja selline austav ülesanne nendega suhelda ja siis peaesineja jõudis ja põhimõtteliselt kukkus mulle seal lennujaamas kaela, et nagu ma olen nagu haige nagu koer, oli see ingliskeelne väljend. Ja ta oligi, ta nägi välja selline, ta ei jaksanud oma kohvrit vedada, mina vedasin seda ja ma sain ta kuidagimoodi autosse ja viisin ta sinna korterisse, kuhu ta pidi jääma ja ta ütles, et Merit, et ma ei julge üksi jääda nagu, et mul on nagu nii halb olla ja ma hakkan mingi põhimõtteliselt otsi andma. Kuna aga see ei olnud tavalistel põhjustel, ehk siis see ei olnud mingi tavaline haigus, vaid ta oli liiga palju mediteerinud Tais, kus ta kodu oli. Ja ta ütles, et pärast mediteerimist ta tõusis lendu, mis tähendas noh, siis lennukiga lendu ja nii pikaks ajaks, mis tähendas, et tal noh, nagu veel rohkem see maandus kadus ära nagu. Ja tal läks seal nagu midagi errorisse. No juba enne siis ühesõnaga seal meditatsiooni ajal läks midagi errorisse ja see lennuk tegi, lendamine sinna juurde tegi asja hullemaks. Ja ta ütles, et ta ei tea, et kas tal on nagu selgroos midagi nihkes või midagi, ühesõnaga midagi lekib kuskile ja midagi on täiega nagu täielik jama nagu. Ja ta ütles, et ta saab täiesti aru, miks mediteeriti või nii sügavaid meditatsioone tehti noh, ashramites või sellistes templites või kinnistes selles mõttes kinnisel alal, kus oli inimese eest hoolitsetud, seal oli spirituaalne õpetaja, seal olid toidud ja kõik olemas, et ta ei pidanud ise millegi pärast muretsema. Ja tol ajal, kui need meditatsioonid välja töötati, ei olnud lendamist. Et just oli maandust vaja pärast seda sorti meditatsiooni, mida ta oli teinud. Ja siis ühesõnaga ta läks mul niimoodi lendu, aga tal oli füüsiliselt väga rets olla, ta ütles, et aju on nagu paistes ja nagu mingi ülihalb olla, ühesõnaga. Igas stressi olukorras või ka täna mehega just rääkisime ka igas toredas positiivses olukorras käib meie sees kiire nagu mõte, et mida see minu jaoks tähendab. Ja kui temal oli selline seisund ja minu jaoks see tähendas, et kindlasti ma ei saa teda lihtsalt tavalise arsti juurde või tavalise emasse viia, sest see oli nii eriline olukord ja ma ei uskunud, et noh, mis abi või kuidas või mis seal nagu saama hakkaks, ma jätsin ta koju või sinna korterisse ja jäin ise tema juurde. Aga mis see minu jaoks tähendas, oli see ka see, et ta võib mul siin nagu ära surra põhimõtteliselt. Ja kui see stress, nagu see stressitase, see vastutus, see hirm, kui see juurde panna sellele minu magamatusele ja sellele vastutusele, mis mul ajakirjaga oli, sest esimese numbri väljaandmine maksis 22 000 eurot, et see oli raha, mida ma ei teadnud, kas ma veel näen, eks. Et see oli nagu hästi suur vastutus. Üksikemana ka veel on ju ja toona ja ühesõnaga, kui nüüd see stress sinna stressi peale panna või selle kurnatud keha peale panna, siis sellega ma ei tulnud toime. Ja noh, ma helistasin oma mingitele õpetajatele, mäletan südaööl kõndisin siin samas Pirita metsas ja helistasin nagu, et mida ma talle annan, anna sooja giid, anna seda, anna teist. Ja noh, lõpuks ma ei jätnud teda sinna korterisse, ma tõin ta enda korterisse, mina magasin teises toas ja siis terve ööda nagu oigas ja oli nagu ühesõnaga katastroof, kuubis. Ja siis vot see oli minu läbipõlemise algus niimoodi, et mu noh, meie kõik võtame nagu mingil määral me võtame ennast kokku selle stressiolukorras ja mina ka võtsin, sest ma pean seda festivali tegema ja meil peab peaesineja olema. Ja mõtlesin, et oh my god, et noh, et lavale sa vist ei lähe üle homme või noh, oli siis juba reede nagu homme. Ja ta ütles, et ei, ma arvan, et ma lähen, et ma juba veits parem, ma tunnen, et juba organism jahtub või mingid asjad, protsessid toimuvad, Kii aitas. Ja siis ja ma olin igaks juhuks kutsunud siis Lätist välisesineja ka, et meil oleks välisesineja olemas, selles mõttes see oligi see südaöine kõnega, kuule, meil on vaja välisesinejat, nagu sa oled esimene, kes mul pähe tuleb. Et siis back-up välisesineja ja peaesineja oli ka olemas, siis selles osas oli nagu
nagu noh, mingi plaan olemas, aga jah, kui see peaesineja lavale läks ikkagi ja oli ennast nagu korda saanud, noh, nii palju korda saanud laupäeva hommikuks, siis mina jäin nagu tunni aja jooksul nagu retsilt haigeks, mul tuli kopsupõletik, ma lihtsalt pidin ka siis, ma mäletan, noh, pühapäeval sai festival läbi, me pidime koju Tallinnasse sõitma Haapsalust, aga ma ei olnud mitte üheski vormis nagu, et sõitma hakata kuskile, et mina vajasin jääda veel sinna hotelli, aga hotellis see tuba läks kinni ja ma pidin teise tuppa saama, aga ma nagu roomasin sinna teise tuppa, et see oli nagu ainuke, mis ma suutsin teha. Nii et nagu nii läbi olin omadega ja väga rets oli see, et see jäi pooleks aastaks niimoodi. Noh, mitte nii, et ma nagu roomasin ühest toast teise, aga Vindus nii-öelda. jaa, et ma jäin nagu ikkagi väga palju voodisse, et kell 2 päeval ma olin nii väsinud, et ma pidin minema lihtsalt pikali ja that's it ja laps oli mingi, ma ei tea, 5-aastane, 4-aastane, ma ütlesin, et sorry, ma ei saa sinuga mängida. aga nagu 4-aastane ei saa sellest aru, et nagu kuidas noh, et nagu sa oled ju kõikvõimas minu ema, et kuidas sa nagu jalgu alla ei saa nagu. et siis selles mõttes oli väga raske aeg ja siis mul tuli ka taipamine, et kui minu sissetulek kõik oleneb ainult sellest, kui palju ma sebida jõuan ja nagu ise reaalselt tööaega sisse panen ja ise siis selle eest nagu tunnitasu või mingit tasu või loodetavat tasu saan, et mul peab olema mingisugune plaan B, kui ma olen üksik ema ka. Et ei ole mitte kellegi peale loota selles mõttes ja sealt saigi alguse see Sõltumatu naine raamat, et sellest raskest kohast, et noh, et oota, et kui ma nüüd ei lähe seda joogatundi andma ja ei saa oma 50 eurot selle eest, siis kust ma siis saan? Hakkasid raha poole vaatama. Ja noh, paratamatult on ju ja siis sealt ka said alguse need elektroonilised formaadid, et mul oleks midagi seal purgis ja midagi sellist, mis minu hetke aktiivset tööaega ei nõua juhul, kui ma ei ole võimeline seda panustama. Ja selles mõttes ma tegin natuke enne koroonat need asjad ära ja kui koroona tuli, siis mul oli nagu, siis oli korraks minul kergem hingata selles mõttes, et mul oli mingi eeltöö tehtud, et väga paljud olid siis selles kohas, oota, mis nüüd. Ja noh, ma ei ütle, et ma ei olnud selles kohas, aga ma tundsin siis, et vau, see raskus, mis mul oli võib-olla selle ettevalmistus lihtsalt, et mul oleks nüüd natuke kergem. Ja noh, võtsin antibiootikume ja käisin toitumisnõustaja juures ikkagi veel korra, kuigi ja ma ise olen väga, väga suur toitumise huviline ja praegu õpime ka abikaasaga kokaks, et lihtsalt ka teada neid erinevaid viise, kuidas kokata ja erinevaid nippe ja häkke ja eelkõige, kuidas kiiremini kokata. Võin kohe öelda, kiiremini kokkamist ei ole olemas, ainult siis, kui sul on ettevalmistused tehtud, mis tähendab, et see aeg kulub ikkagi kuskil ära. Aga see on üks viis reisida, kui ei ole võimalik füüsiliselt reisida, on nagu toiduga võimalik reisida, maitsetega, maitsete maailmas. Ja selles mõttes pidingi lihtsalt puhkama hakkama ja prioriteedid ümber sättima.